töötasin kunagi börsimaaklerina, et see ei olnud üldse hea koht, kus nagu oma tootluse mõttes töötada, sest sa kogu aeg nägid, mida kliendid tegid ja siis tahtsid ka sipsima hakata seal nagu kaasa minna ja nagu aeg on ka minu jaoks nagu olnud üks selline kriteerium, et ma olen liiga vara välja tulnud mingitest asjadest, et kus on nagu see tootlus tegemata jäänud. Koroona ajal oli Finnair raha kaasamas ja siis mõtlesin, et see on nagu hea koht, kuhu raha panna, et inimesed hakkavad uuesti lennukiga lendama ja elu on lill, aga siis mul töö mõttes ei ole nagu väga palju aega ise nagu aktsiaturge jälgida ka, et just nagu enda portfelli ja siis ma kuidagi unustasin selle positsiooni ära, ta vahepeal oli seal ilusti plussis ja siis mingi hetk tuli siis Vene-Ukraina sõda peale, mis tähendas, et Finnair üle Venemaa enam lennata ei saanud ja põhimõtteliselt tänaseks on seal vist umbes 600 euri punases, aga see ei ole midagi hullu kogu portfelli vaadates, sest nii nagu Martin, et ma olen samamoodi hajutanud, kogu varades mõttes on see nagu kadub väike osa, aga lihtsalt jah, võib-olla nagu realiseerimata kasumine siis ikkagi jookseb veel edasi.